ei saa olla. Ei ole tõsi. Videvik. Videvik! Buss laagrisse läheb 10 minuti pärast. Oi, ei. Uskumatu! Ma magasin sisse. Tõesti, see ei ole sinu moodi. Ma tean. Kas sul ei ole siis ülitüütut äratuskella, mis teeb? Pole hullu. Me aitame sul pakkida. Me läheme metsa. Miks tal seda vaja läheb? Olgu minek või kuule, ikka tuleb õhtukleit kaasa võtta. Kunagi ei tea, kullake. Ma lihtsalt vahetan riideid. Kesköös ära. Kuidas see võimalik on? Loojangu kuma aitas su sõprusmängudele alistada. Sina ja su sõbrad ei saa mind alistada. Kesköös ära on osa sinust. Ma olen alati siin. Ootan su meelte pimedaimas nurgas. Ma tulen tagasi, Videvik. Ja seekord ma ei peatu, kuni kogu maagia on minu. Videvik, ärka. Me ei saa ju praegu peatuda. Me pole veel kohal. Hei, kas kõik on korras? Korras, jah. Meil saab olema nii vahva. Röstime vahukomme, sööme vahukomme, magame vahukommi patjadel. No ja, see jääb vist ära. No sinul võib-olla. Tähelepanu, õpilased. Me jõuame kohe kohale, aga enne tahame öelda, kui uhked me oleme, et klassi ekskursiooniks nii palju raha kogusite. Kui olime teie vanused, saime siit metsadest oma parimad mälestused. Ka teil läheb nii. Ja nüüd, kes ootab Vabametsa laagrit? Aspro stuudios esitleb. Vabametsa laagri legend. Vabametsa laager. Kas Vabametsa laager pole kaunis? Ma ei suuda jalutuskäiku ära oodata. Seda tahaks küll proovida. Kas sa tahad armsaid loomakesi näha? Jaa, eriti oravaid. Et neid siis taga ajada. Vuh. Mina ootan huviga lihtsalt elu. Teen oma varjupaiga, otsin toitu. Kas sa tead, et meile antakse toitjad telgideks? Jah, aga mina otsin. Ma tahaksin lihtsalt puhata. Viimane aasta oli minu arust veidi liig.
nii on. Võistlesime 3 kurja sireeniga, kes püüdsid kõiki lauluga hüpnotiseerida, 1 ülemõistuse võistlusimulise kooliga ja 2 teemonsõbraga. Ärge pange pahaks. Ei pane. Sellega harjub ära. Just. Kenterlotti keskkoolist on saanud maagiamagnet. On tore olla kohas, kus selle pärast muretsema ei pea. Aga palun videvik. Aitäh. Välk, jah. Jah, mina. Ja sina oled sina ja me ei tunne üksteist eriti hästi. Hästi paned. Jah, nojah. Eks me siis näeme. Tead tüdrukut, kes on sinu moodi, kui ta siin on, aga elab teises dimensioonis ja on poniprintsess? Ahah. Välk on temasse armunud. Ahah. Tere teie kõik! Kui hakkaksite hoovi poole liikuma, oleks vinge. On aeg alustada laagri ägedaima nädalaga. Tere ja tere tulemast Vabametsa laagrisse. Mina olen Päevakübar, teie laagrijuht. Mõelge minust kui oma toredast abilisest ja see on mu vend Puit. Mõelge minust kui lahedast poisist, keda peaks alati kõikjale kutsuma. Tahame, et teil oleks hea, nii et enne telkidesse määramist õpime teid tundma. Võite teha kõike, mida tahate. Ainult karjääri ei tohi minna. See on keelatud. No jaa, aga kõik muu on võimalik. Mis tegevused teeks sellest nädalast teie elu parima? Kalju ronimine. Olgu. Vibu. Muidugi. Nööripall. Loomulikult. Vikerkaar, sa oled küll elevil, aga äkki laseksid teistel ka rääkida. Käsitöö. Emal on vaja uusi pajalappe. Mina toon lõnga. Küpsise kaunistamine. Mina teen ülihäid küpsiseid. Hommikune jalutamine. Ja kõik saavad jalutuskepi. Mina. Moeetendus, mille jaoks mina teen kollektsiooni, mis on inspireeritud kuumimast moest ja mida kannavad mu klassikaaslased ülikauni looduse taustal. Laagri traditsioon. Me ei ole seda ju enne teinud. Võtan kogu ülejäänud aja vastu teie sooviavaldusi. Kui tahate midagi teha või vajate, peate ainult küsima. Aga laagri kingitus? See oli minu lemmiktraditsioon. Kingitus, muidugi. Tõesti? Jah, tõesti. Ma mõtlesin. Mõtlesid valesti. Kas teile tundub ka, et Päevakübara ja ta venna vahel on pingeid? Veidi. Igal aastal teevad laagrilised koos midagi kasulikku. Kingiks tulevastele laagrilistele. Ühise eesmärgi nimel töötamine loob tugevaid sidemeid, mis jäävad kestma ka pärast laagri lõppu. Sellepärast see ongi tähtis. Selle lehtla ehitasid eelmise aastal lapsed. Oi, ja tootemipost ja päikesekell on samuti laagriliste poolt. Päikesekell oli meilt. Kuigi mõni pidas seda ebapraktiliseks, sest see ei tööta öösel. Ja tundute vahva kamp olevat. Nii et mõtlete kindlasti midagi välja, mida endast maha tahate jätta. Asjade mahajätmisest rääkides. Nüüd määrame teid telkidesse, et saaksite rasked kotid maha jätta. Tüdrukud saavad telgid teada puidult. Poisid, tulge minuga. Smaragd telgis. Mina ka. Akvamariin. Mina ka. Mul on ametüst. Safiir. Mul ka. Või vähemalt ma arvan. Sest safiirid pole alati sinised. Neid on ka roosasid, lillasid, kollaseid. Ja peamiselt on nad sinised. Nad said nime ladinakeelse sõna safirus järgi. See tähendab sinist. Ma tean. Aga kas sa teadsid, et safiirid on lihtsalt kroomita rubiinid? Ei. Aga kas sina teadsid, et safiiritelk on parim? Ei. Miks nii? Selles oled sina. Sa ütled seda kindlasti kõigile. Pole tõsi. Sa oled rubiinis. Kõige halvem telk. Mida? Lihtsalt nalisemu. Rubiin on tore. Nagu safiir, aga kroomiga. Aga rubiin ja korall paistavad oskamatule silmale hirmus sarnased. Ma näitan parem, kus see on. Näeme. Mida? Ei midagi. Nii nunnu.
nii, rahvas, seadke ennast sisse. Kohtume 15 minuti pärast paadisillal, et rääkida ohutusreeglitest. Andke teada, kui midagi vajate. Mina vajan midagi. Roprikas, kui kena näha. Mida sa siin teed? Meil algab laager. Imetlen lihtsalt vaadet, päevakübar. See on nii rahustav. No, sa võid ringi vaadata, kui laager läbi on, kui sa pahaks ei pane. Olgu. Roprikas käis samuti kunagi laagris. Talle meeldib laagrile vahel pilku peale visata. Aga aitab temast. Leidke telgid ja pange asjad ära. Algab maailma parim laagrinädal. Mul ei ole ohutusnõuete vastu midagi, aga tahaksin laagri moeetenduse ettevalmistustega pihta hakata pigem varem kui hiljem. Uskumatu, et päevakübar moeetendusega nõusse jäi. Me oleme ju keset metsa. Elu peaks olema siin karm. No ja, aga päevakübara riietest on näha, et tema hindab head välimust. Isegi, kui me oleme keset metsa. No olgu. Peaasi, et sa mulle mõnda epakat hilpu selga ei topi. Topid, eks ju? Ei. No ja, ära muretse. See väljendab täielikult su stiili. See oli kummaline, eks? See roprikas. Just vis, jah. Mul on tunne, et päevakübar varjab midagi. Aga ta vend on üsna armas. Mis? Polnud viga. Vaat, kes nüüd midagi varjab. Ei varja. Hei, kas kõik on korras? Paistsid bussis veidi ehmunud. Ilmselt jälle väike õudusunenägu. Kõik on hästi. No, mille üle ma kurtma peaks? Pärast koolivahetust on kõik mu vastu väga kenad ja sõbralikud olnud. Eriti kui arvestada, mis sõprusmängudel juhtus. See ei olnud sinu süü. Direktor Vince oli see, kes õhutas sind maagia abil mänge võitma. Sa polnud selleks võimeks valmis. See on möödas. Ja kui keegi üldse sulle minevikust tehtu andestab, siis usu mind. Need oleme meie. No, kas tulete või mis? Kohe. Panen päikesekreemi peale. Ma võin vanduda, et pakkisin selle kaasa. Läitud! Kas sa? Kuidas see võimalik on? Uskumatu, see on kohutav, imeline. Nalja teed, see on vahva. Me oleme kõik poniks muutunud. Kõrvad ja tiivad ja sabad. Nii et maagilisi kiiri lendab, aga ei midagi sellist. Kuidas sa seda tegid? Ma ei tea. Äkki ei teinudki. Ehk see oli tema. Kes tema? Ei keegi, ära pane tähele. Ärme räägi sellest. Ja kas sa palun ei räägiks teistega sellest õhku tõstmisvärgist? Miks mitte? Õunarüüp ütles ju, et see on koht, kus kõik maagiast eemale pääsevad. Ma ei taha, et nad teaks, et ma tõin endaga mingi uue hullu sordi kaasa. Kui sa ei taha, siis ma ei räägi. Ei taha. Olgu, aga see pole tingimata halb. Ma arvan, et sa pead selle lihtsalt üles tõstma. Nii, välja ilmuda. Kuidas palun? Ma ei öelnud midagi. Tulin vaatama, et kõik lähevad ikka järve poole. Oli sul midagi vaja? Ei, sest kui sul on midagi, millega ma saaksin nädala teha kõige paremaks nädalaks üldse, anna teada. Saan hakkama. Aitäh, pole vaja. Vadistajad teevad mu närviliseks. See saab olema nii lõbus! No mitte kõik vadistajad. On ju kaunis. Nagu päikse käes sädelev teemant. See on tõesti ilus. Värske õhk, jahe tuuleke. Lind, kes sõrmele laskub. No seda juhtub ainult sinuga. Järvel jätkub tegevusi kuni päikeseloojanguni. Kui tahate ka nuutada, purjetada, purje lauatada või ujuda, andke teada. Kas nad pole armsad? Tean, et ma olen hurmav, aga sa ei pea mulle sülle kukkuma.
Ma ei tohiks armukade olla. Tema pole ju minu videvik. No mitte, et see teine videvik oleks minu. Aga noh, me olime... Tead küll. Jaa, tean. Aga sinu videvik on Ponimaa printsess. Kahju küll, aga ta veedab seal suurema osa ajast. No, tahad öelda, et peaksin temast üle saama? Noh, enam-vähem. Ei mingit leebet kohtlemist. Pole minu stiil. Vabandust. See siin on ohtlik. Ma arvan, et peame paadisilla sulgema. Ei, mis asja, tõesti? Kindlasti mitte terve laagri ajaks. See vajab lihtsalt veidi remonti. Las mina teen. Või äkki meie? Minu arust tuleks uus ehitada. Paadisild võikski olla meie kingitus. See toob kasu meile, aga on kasulik ka järgmistele laagrilistele. No ei tea, see on jube suur töö. Ma ei tahaks, et te lõbustustest ilma jääks, sest ehitate paadisilda järgmistele laagrilistele. Ma saan aru, mis sa mõtled. Aga me oleme Kenterloti imeloomad. Me peame oma mainet hoidma. Ja me ei lahku siit, tegemata kõige vingemat kingitust. Mina olen õunarüübi poolt. Uus paadisild on õige tegu. Mis arvate? Jaa, teeme ära! Paistab, et asi on otsustatud. Paistab nii. Siin jagub pinget. Võime tugesid tugevdada, et kõik oleks tugev ja ilus. Ja lisada puidust sildi Vaba metsalaager. Ja väikesed toidukarpid, et saaks parte ja kaalu sööta. Paneme laternad, et öösel näeks. Imekena! Ja täiuslik lava laagrimaa etenduse jaoks. No kõige olulisem on see, et see on oivaline koht kanuude sildumiseks ja loomade toitmiseks. Sina ütled nii. Mina ütlen täiuslik paik glamuurse kollektsiooni esitlemiseks. Mis arvate? Tööd tuleb palju, aga me saame hakkama. Ja täiskasvanu järelevalve! Lahe haamer. Kus said? Ikka tööriistakastist. Lahe. Ma tegin ise. Teed päikeseenergial töötavaid laternaid. Üsna osav puit. Sa arvad, et see on osav. Peaksid nägema mu makaroni kunsti. Ma olen ehtne nuudli Picasso. Tulge nüüd. Olete palju teinud, aga varsti läheb pimedaks. Jätkame homme muude tegevuste kõrvalt. Käige pesemas, siis koguneme lõkkeplatsil, et süüa vahukomme ja rääkida õudusjutte. Vahukommid! Ja siis vaatas ta alla ja taipas, et tal on seljas lillad sokid ja punane kleit. Lilla ja punane kullakesed. Sama värvigrupp, noh. Väga hirmus lugu. Ja, kardan, et ta räägib seda uuesti. Kas keegi teab veel õudusjutte? Mina tean, aga ma hoiatan. Võtke parem sõber Kaissu, sest see jutt on jube. Võijeldage. On aeg rääkida teile Vaba metsa Kaia legendi. Palju aastaid tagasi tulid mu esivanemad siia metsa. Seda ilu nähes otsustasid nad, et see on täiuslik paik laagrile. Aga kui ehitus algas, hakkas juhtuma imelikke asju. Ühel kottpimedal ööl, kui tuul ulus, kukkus oks läbi nende majakese katuse. Nad karjusid ja jooksid välja ja nägid maast tõusvat hiiglaslikku olendit. Ta juuksed olid nagu puujuured, ta hambad olid kui kivirahnud ja silmad kui mustad tõrvatiigid. Aga ta aura sädeles kui teemandid. Temast jäi maha igale poole kalliskivitolm. Värisedes küsisid esivanemad, kes ta on ja mida ta tahab. Sügava kumava häälega vastas ta, et ta nimi on Vaba metsa Kaia, iidne vaim, kes valvab metsa ja esivanemad on ilma loata tema maal. Nad palusid, et ta lubaks neil jääda ja laagri ehitada, et kaunist kohta teistega jagada.
Kaia jäi lõpuks nõusse, aga hoiatas, et nad ei saa igaveseks siia jääda, et ühel päeval ta tuleb ja võtab oma metsa tagasi. Nii et kui näete Kalliskivi tolmu, teadke, et see on Vaba metsa Kaia. Hei, vabandust, ma ei tahtnud ehmatada. Miks sa siis põõsastest välja hüppasid? Ma valisin maalilisema tee, sest mets on öösel nii kaunis. Aga ärge teie seda üksi tehkeks. Olgu siis aeg telkidesse minna. Kuule, päevakübar, on sul hambaharja? Ma unustasin maha. Muidugi, ma toon sulle. Ma kardan pimedust. On sul taskulampi? Muidugi, kohe saab. Võbelus. Anna andeks. See lugu hirmutas mind. Miks? See pole päris. Ei tea. See Kaia võib olla mõni olend, kes Equestriast välja visati ja siia sattus. No sireenidega oli nii. No pigem mõttes puid selle välja, et meid hirmutada. No ma loodan nii. Pole vaja, et laagri rikuks mingi võimuhullust maagiline olend ära. Tõsi. Neid on meil olnud rohkem kui vaja. Sügispallil, kontserdil, sõprusmängu, aga seni on ju kõik ennasti korda saanud. Ma olen väsinud. Ma lähen magama. Äkki jätate sõprusmängude mainimise ära. Ta on ikka veel üsna tundlik. Meie suud on lukus. Siin ma olen. Siin. Ma olen alati siin. Ei! Mis juhtus? Ei midagi. Andeks loojan kukuma. Videvik. Midagi vist ikka juhtus. Kas juba peab ärkama? Videvik, me peaks sellest rääkima. Ei pea. Kuule, ma tean, et sa ei taha, aga me peame välja mõtlema, mis su maagiaga toimub. Kui sa õpid seda kontrollima, selles asi ongi. Ma ei suuda seda kontrollida. Mis juhtus? Ma ei tahtnud. Me ei näinud midagi. Me ei tea, mis juhtus. Kas teiega on korras? Jaa, see oli nii veider. Jäime järve keskele kinni, tuult polnud ja korraga põmaki. Tuul tõusis ja lennutas meid vastu paadisilda. Äkki see oli see vaim? Ei, see oli mina. Vaim, näita ennast. Suur ja vägev Triksi käsib. Mis see on? Kristallitolm? Kogu töö on rikutud. Vähemalt said kalad süüa. Päästame veest, mida saame. Ehk saame kõik korda. Peame proovima. Vabametsa laager vajab moelava. Paadisilda. Paadisilda, jah. Kõik oli nii lihtne. Mõistsin maailma. Ei teadnud ma, mida teha. Elu tundus hea. Nüüd pimedus tõstab pead. Kusagil sügaval minu sees. Ta võim mu enda alla matab. Kas suudan kesköös ära peatada? Kui jään valgusesse, tean, et olen vaba. Saan olla tervik, saan olla mina. Kuid miskipärast on raske see. Sõbrad ei tohi näha kesköös ära minu sees. Can I keep this midnight from getting free? If I can stay with the light, I know I'll be free. And I can start to be whole, I can start to be me. But instead I am struggling with all that I see.
palju oravaid. Astel. Oh. Kuule, mul oli just parimune nägu. Oota, see võib olla reaalsus. Enne kui lähed oravaid otsima, on sul aimu, kus Videvik olla võiks? Ma pean temaga rääkima. Mis juhtus? Kas ta tõstis jälle midagi? Selles asi ongi. See polnud vist tema, aga kui oli, peame asjaga tegelema. Võtan jälje üles. Võta ennast kokku, hinga, sa pole koletis. Oi tere, mida sina siin teed? Otsin sind. Ma siin läksin jalutama ja eksisin ära. Las ma näitan teed. Ma tunnen neid metsi. Olen kogu elu siin elanud. Laagris oli kindlasti vahva üles kasvada. No ja, sellel oli ka miinuspool. Kui olin noorem, soovisin, et laager maha müüdaks ja saaksime elada linnas nagu tavainimesed. Tõesti? No ma olin 10. Tahtsin kaubanduskeskuses hängida. Ma pole seda kellelegi rääkinud. Sa pead olema eriline. Ja mitte ainult sellepärast, et sul on oks juustes. Kaua see seal on olnud? Mitte kaua, ainult meie vestluse aja. Miks sa midagi ei öelnud? Aitame Videvikul veidi hiljem maagiaga tegeleda. Kaljuronimine nõuab vastupidavust ja usaldust. Haruldus, usalda, et õunarüüp sind hoiab. Ja siis saad täiega rutem edasi. Vikerkaar. Anna andeks, ma olen siia tulekus saati seda oodanud. No, sa pead veel veidi ootama. Tore, Videvik. Kui mind hoiad, saan lõpuks minna. Toonistevöö. Ma ei ole kindel. Vaatan, ega õde midagi ei vaja. Näeme. Videvik, seal sa oledki. Ma otsisin sind. On see maavärin? Siin ei ole murdejooni. Kuulge, kes siia kristalltolmu maha ajas? Ma vist tahaksin nüüd alla tulla. Vabandust, jäi kinni. Õunarüüp, mida sa teed? Kas kõik on hästi? Ma ei tea, mis juhtus. Ma ei tõmmanud eriti kõvasti. See oli nagu, ta oli korraga kerge nagu sulg. Ma ehmusin poolsurnuks. Pole minu süü. Las ma aitan sind. Ei, aitäh. Mis nüüd just juhtus? Heldus. Ma palun väga vabandust. Vist. Kas mina tegin seda? Minu arust polnud see sinu süü. Ma toon õunarüübile rätiku. Mina ka. Sa pole ainus, kellel on uut sorti maagia. Vahva. Hei, ei ole. Haruldus ja õunarüüp oleks võinud üksteisele viga teha. Miks see juhtub? Ma ei... Tere! Kas ma saan aidata? Õunarüüp kukkus järve. Oi ei! Tal on vaja sooja rätikuid, kuiviriideid ja kuuma kakaod. Ma toon. Võbelus? Mis juhtus? Ma ei tea. No, me kaunistasime siin küpsiseid. Ja mina olin nagu, et siia veel strösslit ja siia veel strösslit. Täiesti tavaline roosa niisiis. Loopisin võbelust strössliga, kui see korraga roosalt kumas ja plahvatas. Just nii, aga enne... Olgu, ära nüüd natuke aega midagi katsu. Oi ei, me peaks kõik ära koristama. Kas keegi aitaks? Aitäh, härra Lind. Muidugi ma võin sulle midagi... Kas sa rääkisid? Aga mina ei räägi ju siutsukeelt. Ma ei tea, kas oled ainus lind, keda ma mõistan? Oi ei, palun ära kutsu sõpru. Meeldiv kõigiga kohtuda. Kas sa räägid praegu lindudega? Jaa. Rääkisid sa neile, mis juhtus? Nii jabur. Tõmbasin harulduse mööda kaljuseina alla nagu njuhti. Nagu ma oleksin palju tugevam.
ja mina võlusin ei kuskilt välja teemandi, mis oleks muidugi tore. Tahud olid täiesti täiuslikud ja see selgus haruldus. Vabandust, see lõi õunarüübi pikali ja siis kadus. Kadumisest rääkides, kas keegi on näinud vikerkaart? Ai! Kuidas sa seda tegid? Ma ei tea. Läksin jooksuga istevööd tooma ja korraga olin peaaegu linnas. Kui sa nii ülikiire oled, miks sa nii kaua ära olid? Sest seal kaugel kadus võime ära ja laagri lähedal tuli jälle tagasi. Laager andis meile kõigile uued maagilised võimed. Mitte kõigil pole uusi võimeid, minul ei ole. Aga videvik mul ei ole ka. Nii palju siis mu teooriast, et koolist lahkudes jääb maagia maha. Seda peab põhjustama miski siin laagris. Vaba metsakaia. Õunarüüb, ma otsisin sind. Näe, tõin rätikuid ja kuivad riided. Oi, mis siin juhtus? Me üritame seda välja mõelda. No, pole vaja muretseda, las mina. Päevakübar, mu kotoon lendas järve. Oi, ma tahan sulle uue. Ja mul on nooled otsas. Selge sott, uued nooled, kohe tulevad. Siin sa oledki. Roprikas on tagasi. Kas tegelen sellega? Muidugi mitte. Las mina. Võbelus aitab kiljumisest. Mina ei kiljunud. Kordki. Keegi ei kiljunud. Tähelepanu, laagrilised, kes tahab teha paberlaternaid, tulgu pikniku laudade juurde. Ma ei tea, mida teie teete, aga mina olen terve kuu siia tulekut oodanud. Äkki unustaks korraks uue maagia ja prooviks laagrit nautida. Ma olin nii elevil komplektide pärast, mille ma moeetenduse jaoks lõin. Ja mina ei ole kellelegi nöörpaalis pähe teinud. Minu arust me peaksime asja uurima. Aga kui teie keegi ei taha... Absoluutselt, jah, palun, jah. Roosa, mida sa teed? Kaunistan laternad vahukommidega, siis on minu oma süüdatuna ilus ja maitsev. Kuule, videvik, miks sa koos teistega pole? Loojankukuma ütles, et miski laagris annab tüdrukutele uue maagia. Ma arvan, et see on kesköös ära. Ta on osa minust, ma tunnen seda. Ja ta maagia mõjutab mu sõpru. Mida me teeme? Ma ei tea, mida teha saab. No nii, tulge kõik. On aeg laternad lendu lasta. Hei, lahe latern. Minu omal on mu nägu. On kõik korras. Sa ei ole täna päris saise. Valmis ja läks. Et ma võin selle ära süüa. Jah, ongi ilus ja maitsev. Videvik? Videvik? Kuhu ta läheb? Videvik? Mida sa siin teed? Me kutsusime takso, et minna koju. Ta mõtles, et keelad teda. Ma keelangi. Videvik, sa ei tohi minna. Ega see vaim ei olnud? Ei, see olin mina. See oli kesköös ära. Ta on osa minust, ma tunnen seda. Ja ta maagia nakatab mu sõpru. Videvik, kesköös ära ei ole olemas. Oled ainult sina. Kuidas sa teadsid, mida ma mõtlen? Su kätt katsudes nägin asju. Mõistsin, miks sa lahkud. Minu uus maagia. See on minu uus maagia, kui tore! Ei ole. Nüüd ma nakatasin sind ka. Videvik, sa ei tohi seda halvaks pidada. Lihtne öelda.
Maagia tegi sinust midagi ilusat. Viimati, kui seda kasutasin, muutusin koletiseks. Ma kardan, et see juhtub uuesti. Jah, eelmine kord muutusin kauniks, aga ma olen lasknud maagial end ka koletiseks muuta. Kui keegi mõistab, mida tunned, siis mina. Ma saan sind aidata, Videvik. Ja ülejäänud sõbrad toetaksid sind ka. Kuid mitte, kui sa põgened. No ma jään. Aga ma ei usu, et see on hea mõte olla siin sõprade lähedal. Kuni me välja uurime, miks see juhtub. Selge. Mis see oli? Oota! Videvik? Puit? Kui hea, et see sina oled. Oota, miks sa siin oled? Kirvega. Ma siin raiun puid. Keset tööd. Homse lõkke jaoks oli vaja. Kui ma seda täna ei teeks, lisaks päevakübar selle homme nimekirja. Las mina. Aga teie kaks. Miks te keset tööd metsas olete? Mina kõndisin unes. Videvik leidis mu. Pidime just tagasi minema. Tulge, ma saadan teid tagasi. Kaitsen teid vaba metsa Kaia eest. Kaia! Ole nüüd. Selle jutu mõtlesid sa meie hirmutamiseks välja. Oi ei, täitsa tõsi. Kuidas te muidu seletaks paadisillal juhtunud ja seda imelikku maavärinat? Tulge, ma tean teed telkide juurde. Tõsi, mis? Me vist leidsime just oma Kaia. Aga miks ta ehtsuse tõestamisega nii palju vaeva näeb? Kuulsid ju, kuidas ta ütles, et tahtis, et õde laagri ära müüks. Kui keegi ei taha siia tulla, sest siin elab mingi tige loodusvaim, tuleks see talle kasuks. Me peaks Videvikule ütlema. Veel mitte. Tal on praegu omad mured. Me peaksime olema päris kindlad, enne kui ütleme talle, et poiss, kes talle meeldib, on tobu, kes üritab kõigi laagrist eemale peletada. Äkki aitad, Aruldus? Aitaks küll, aga ma pean poncho valmis saama, kui seda moeetendusel näidata tahan. Kuigi vaadates teie tempot, kahtlen, kas moelava ikka saab valmis. Paadisild on meie kingitus laagrile ja see saab valmis. Kui vikerkaar Rutem tuleks ja laudu tooks. Ma ei saa, Rutem. Ma ei taha jälle metsa sattuda. Ära ole tobe. Tõesti? Ma tean, et me pidime uue maagia unustama, aga ma ei saa. Äkki ma löön lauapuruks? Sunnik, naelad on otsas. Aga palun! Ei! Mida? Te arvasite, et naelad plahvatavad nagu ilupuru. Tore, et ei plahvatanud, mis? Vabandust, tüdrukud, ma ei tahtnud. Ma ei oska seda kontrollida. Pole hullu. Keegi meist ei oska. Seepärast ei peaks me teesklema, et seda ei juhtu. Kas sul on ka midagi? Algas eile öösel. Kui kedagi puutun, tunnen, mida nad tunnevad ja näen nende mälestusi. Änksa, tee mind! Iiris! See seletab paljudki. Jah! Tüdrukud, me ei saa lihtsalt võimeid unustada, sellepärast, et praegu pole lihtsalt õige aeg nende saamiseks. Võib-olla saab nende abil hoopis kõik paremaks teha. Sul on maagia, aga mitte kõige parem. Kui see sul leidis, on see saatus. Võib-olla on see hirmus, aga võib-olla imeline. Ehk võtame maagia omaks ja teeme maagia osaks endast. Võta veidi maagiat, las süttib see, veidi katseta, see võib õnnestuda. Vaid 5 sekundit ja kõik muutub. Kui omaks võtad maagia, läheb kõik paremaks.
not that great. But when I found you, you know it was fate. So if you listen close, you might make a new friend, and together we can make it. I say embrace the magic. No more holding back, just let it out. If you can take the magic and learn a little more what it can do, once the magic is part of you, once the magic is part of you, once the magic is part of you, once the magic is part of you. Osa, see on üsna lahe. Ja vaadake, millega hakkama saite. Palun, kas me võiks kohe moeetenduse proovi teha? Ma mõtlesin, et poncho pole veel valmis. Nüüd on... Alustage minuta, pean videviku üles leidma. Äkki paneks selle nägemine ka teda maagiat omaks võtma. No, mitte et tal seda oleks. Ma soovin, et sa poleks seda tobedat lugu rääkinud. See on sinu jaoks liig. Loobu ometi. Ma teadsin seda, ta tahab laagrist lahti saada. Loojankukuma, mida sa ukse taga tegid? Mida? Ei midagi, ma kaotasin kõrvarõnga. Seal see on. Tead, kuule, tore, et sulle otsa jooksin. Tahtsin sind tänada. Mille eest? Su sõnade eest. Et peaksin videvikust üle saama. Mul oligi vaja seda kuulda. Ikka, pole probleemi. Kas midagi juhtus? Mida? Ei. Miks? Kuule, Loojankukuma, me olime kunagi paar. Ma tean, kui sind miski häirib. Olgu. Asi on nii. Mu sõbrale meeldib keegi, aga poiss pole päris see, kellena ennast esitab. Ma ei taha sõpra oma arvamusega kurvastada, aga tahan teda kaitsta, sest kui toimub see, mida mina arvan toimuvat, peab ta sellest teadma. Mõikad? Ei. Aga ma tean, et su sõbral on vedanud, et sa temast hoolid. Tõesti? Jaa. Tead, sa oled palju muutunud pärast lahkuminekut. Sa oled palju hoolivam. Aitäh. Tore, et märkasid. Kuule. Äkki võiks alustada otsast peale. Sõpradena. Kõlab hästi. Pea minema. Lahe. Ja tahtsin ka hiljem otsast alustada. Sunnik. Ta plaanib midagi. Loojankukuma tahab karjääri juures kokku saada. Mõtlesin, et me ei tohi nii kaugele minna. Ta ütleb, et see on oluline. Mis see on? Mis seal toimub? See on vist Vaba Metsa Kaia. Või pigem keegi, kes tahab, et arvaksime, et ta on tagasi. Tulge. Kui kaunis koht. Siin on Eukestria maagiat. Ma tunnen seda. Oota. Ma mõtlesin, et puit luiskas, et siin oli maagiline loodusolend. Tahad öelda, et see on päris puit? Mis temal sellega pistmist on? Mitte midagi. Kõike tegin mina. Päevakübar, aga puit. Ma olin kindel, et tema üritab teha nii, nagu oleks Vaba Metsa Kaia tagasi. Aga hoopis sina üritad kõiki minema hirmutada. Ma ei üritaks kunagi kedagi laagrist minema hirmutada. Oi, sa jäid viimase maksega hiljaks, päevakübar. Maa kuulub mulle. Palun, mu esivanemad ehitasid selle koha. See on aastaid meie perele kuulunud. Te peate laagri alles jätma. Ja mitte ehitama siia spaad, mis täidab mu taskud rahaga.
mida ma laagrist ei saa? Pigem mitte. Palun, vajan ainult veidi rohkem aega. Olgu, sul on aega kuu lõpuni. Mida ma teen? Sa ei tea, mis need on. Aga ma tean, mida need teevad. Ma harjutasin. Ma suudan neid kontrollida. Sa ei tea seda. See on meie laager ja see võetakse ära. Kui see on meie viimane nädal, teen kõik, et see meelde jääks. Sa kasutasid kõikjal maagiat. Ma pidin midagi su kaitseks ütlema. Mida sa tahtsid, et ma teeks? Ma soovin, et sa poleks seda tobedat lugu rääkinud. See on sulle liig. Loobu ometi. Ta ei rääkinud laagrist loobumisest. Ta rääkis maagilistest kividest. Kõik see, millega püüdsid nädalast parimat teha. Siis iga kord, kui sa kasutasid maagiat, tekitas see kuskil uue probleemi. Puit lihtsalt kaitses sind. Kuidas sa teadsid, mida ma kividega tegin? Kuidas sa maagiast tead? Ma näen asju. Tunnen. Sest minus on maagiat. Ja temas. Ja meie kõigis sõpledes. Päevakübar, puit ei eksinud. Ehk peaksid maagia kasutamise lõpetama. Liiga palju maagiat on ohtlik, kui sa seda ei kontrolli. Ma saan hakkama. Ja kasutan seda, et laager päästa. Ma vajan jõudu juurde. Ei! Vabandust, tüdrukud, ma tean, mida teha. Aga tundub, et me pole päris samal lehel. Nii et... Päevakübar! Ei! Kus Videvik ja Loojangu-kuma on? Nad puuduvad peaproovist. No ilmselt võime ka nendeta alustada. Kui valmis oled? Ma ütlesin ju, et sulle meeldib. Pole viga, vist. Ma võin selle pärast endale jätta, eks? Ta on teistsugune. Jaa, palju pikem. See on alles algus. Etendusel näitan tervet kollektsiooni. Miks on muusika? Taevake. Tähelepanu, laagrilised. See on Vabametsa Kaia. Ta on päris. Meid ootab hukk. Päevakübar, mida sa teed? See on päevakübar. Olen ma hull või ei puutu teie jalad maad? Päris jube. Ma pean midagi teatama. Roprikas tahab, et see oleks Vabametsa laagri viimane vahetus. Aga ärge kartke, las mina.
just saime selle valmis. Olen oodanud päeva, et ahne hunt hävitada. Maagia meid päästab. Hoidke mu ligi, mina kaitsen. Me päästame laagri. Vaadake, kui kaunis on loodus. Pole vaja raisakotkaid karta. Mina kaitsen teid siin okkaliste müüride varjus. Igavesti vaba, alatiseks. Behold the beauty of nature in all its glory. No need to fear the vultures at the door. Right here you have me to protect you within these walls of thorns. Forever free, forevermore. They have come into our domain, here to seal our camp in chains. But we have held it for generations. This is just a complication. We will stand forever free. Trust in me, this is for your own good. Don't be afraid. Nature is our friend. Usaldage mind, loodus on meie sõber. Kogu ilu meie ümber, iga kaunis õis kaitseb meid. Tulgu ja proovigu. Laager seisab siin igavesti ja kirja läheb ajalukku. Me ei anna alla, me päästame laagri. Miks need asjad alati meiega juhtuvad? Mida me teeme? Seda, mida alati. Päästame päeva. Just nii. Jesper, 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 see saab olema vahva. Tahaks, et meil oleks aega teha superkangelaste keebid. Mina ka. Aitab riietusest. Peame takistama päevakübaral kõiki vangi võtta. Tere! Kas saaksite ulatada abikäe? Käpa, meil on vaja välja pääseda. See ei toimi. Ta on liiga tugev. Tubli töö, Astel. Videvik, kasuta oma maagiat. Midagi nii suurt ma vist tõsta ei jaksa. See on ainus võimalus pääseda ja oma sõpru aidata. Miks te vastu võitlete? Ma üritan laagrit päästa. Teie pärast. Päevakübar, mõtleme nüüd koos korraks, eks ole? Ma mõtlen, Vabametsa laager on absoluutselt võrratu. Aga ma ei tea, kas ma olen valmis loobuma iganädalasest spaast. Spaast?
spaast. Päevakübar, see pole õige. Tore, et sa muretsed, vend. Aga ma saan hakkama. Ei saa. Videvik, kas saaksid maagiat kasutada? No mitte liiga palju. Kesköös ära võib üle võtta. Videvik, meie sõbrad on seal. Olgu. Palun, päevakübar. See on hullumeelsus. Kuula mind. See pole päevakübar. Videvik, loojangukuma, te olete terved. See pole sude. See on keegi, kelle on vallutanud Equestria maagia. Kes aga poleks? Lase mu õel minna. Palun, päevakübar, tule tagasi. Ma vajan sind. Haruldus. Ma ei jaksa seda enam hoida. See sõltub sinust. Kasuta maagiat, et väädid laiali tõmmata. Ei, neid on liiga palju. See nõuab liialt suurt maagiat. Ma ei saa. See on ainus võimalus. Võta maagia, mis su sees on, omaks. Aga kui tema üle võtab, äkki muutun ma teiste päästmise asemel kesköös äraks ja teen kõik hullemaks. Seda ei juhtu. Meie ei lase. Noh, Videvik, sa oled temast tugevam. Sina ei kontrolli mind. Ma olen alati osa sinust. Ei! Videvik, kuula! Sina valitsed jõudu. Sa oled valguskullake, headuse jõud. Jaa, tee pimedusele säru. Me oleme sinu poolt, Videvik. Alati, mis ka ei juhtuks. Me usume sinusse. Sina pole kesköös ära. Ei, mina olen Videvikus ära. Ja maagia minu sees on sõpruse maagia. Päevakübar. Mis juhtus? Pole hullu. Kõik saab korda. Ära tegid. Vingeripats. Mis need on? Ma ei tea. Aga meil on nendega mingi ühendus. Ma peaaegu ei hooligi, mis need on, sest need on võrratud ja sobivad täiega kollektsiooniga, mida laagri moeetenduseks tegin. Aga see jääb vist ära. Kas pole nii? Mul on nii kahju. Tahtsin lihtsalt, et see oleks Vabametsa laagri parim nädal, aga oli kõige hullem. Ehk ongi parem, et ma laagri roprikkale kaotan.
ei ole. Laager tähendab paljudele nii palju. Ka mulle ja minu õele. Miks me sinu arust õpilased siia siis tõime? Me ei lase roppirikkal laagrit ära võtta. Kui laager sulle nii palju tähendab, ehk tähendab see sama palju ka teistele, kes siin käinud on. Ja ehk aitavad nad seda päästa. Teeme korjanduse või palli. Me võiks esineda. Ma võiks aidata uue laulu kirjutada. Hea mõte, teeme ära. Kõik on väga head ideed, aga kus seda korraldada? Näiteks kristallkoopas. Kristallpall. Võrratu. Ma hindan kõigi entusiasmi tõesti, aga ma ei tea, kuidas me jõuame homseks palli korraldada ja kõiki kohale kutsuda. Las meie! I used to think that stories were just that, set in stone, concrete as a fact. It didn't dawn on me that I could change history. Now I know I'm writing my own song, fight my way to the ending that I want. I'll turn a tragedy into an epic fantasy. Hey, hey, you can be a hero too. Take my hand, I'm here for you. Come away with me, be the legend you are meant to be. You'll always be There was a time when fear would hold me down, 'cause I let it chain me to the ground. Look at me now, I'm soaring high. It's never boring in the sky. When I know I've got friends on my side, whatever trials, I'll take them all in stride. Together we will shine so bright, a radiant brilliance in the night. Hey, hey, you can be a hero too. Take my hand, I'm here for you. Come away with me, be the legend you are meant to be. You'll always be to be the legend you are meant to be. Suur tänu, et tulite ja aitasite koguda piisavalt raha, et päästa Vabametsaalaager. Suur tänu kõige eest. Kui ma ometi oleks kohe abi palunud. Ära pabista. Me oleme harjunud. Ma ei taha eputada ega midagi, aga oli üsna lahe, eks, kuidas ma kogu laagri ruubus frutikoosuse käest päästsin. Papriväädid. Ma olen sellega tuttav. Imelik lihtsalt, et sa ütled, et sina päästsid laagri. Ma mõtlesin, et seda tegin mina. No ja, aga mina päästsin su paadisillal kukkumisest, et sina saaksid laagri päästa. Nii et kõik oli tänu minule. Mul on hea meel, et sind kohtasin. Oi ei, mida? Kõlab nagu hüvasti, et. Ja mina lootsin, et saame koos aega veeta. Sööma minna ja näiteks kinno. Jaa, see meeldiks mulle. Tore. Lootsingi, et seda see tähendab. Oi, vabandust. Ma pean venda laenama. Ta peaks paari toetajaga kohtuma. Nad olid ema ja isa head sõbrad. Hoia üks tants mulle, eks? Nunnu. Tundub tore poiss olevat.
tead, mis veel tore on? Meie uued supervõimed. Ma jagasin laiali 400 flaierit, seadsin üles lava ja jäi aega ka pitsa toomiseks. Ma armastan oma superkiirust. Sellest rääkides, ma arvan, et supervõime allikaks on kristallid. Ega sa ei palu meil neid ära anda? Ei, ma arvan, et need ongi meile mõeldud. Mina ka. Jaa! Aga on üks asi, millest ma veel aru ei saa. Mis? Kust on pärit koopast leitud maagia? Tõlkinud Kärri Sõelsepp. Teksti luges Karin Rask. Somewhere's a book with chapters still blank inside. It's the book of our lives and the story is ours to write. Some pages fade while others are black and white. And the story begins again every time we try. Every time we try. And hope shines eternal. And friends are all I need. And hope shines eternal. And the future is always bright when you're here with me. I fought through the darkness and come out the other side. For rain clouds will clear the way for the sunny sky. I've been afraid and stayed through the longest night. But morning still comes and with it it brings a light. Oh, it brings a light. And hope shines eternal. And friends are all I need. And hope shines eternal. And the future is always bright. The future is always bright. Yeah, the future is always bright when you're here with me. Kolm on kohtuseadus. Või 5. Sassi läks. Peaasi, et moelava on viimaks valmis. Sa mõtled paadisilda. Üks ütleb nii, teine ütleb naa. Tähistame!